mis vahe on ilupediküüril ja jalaravispetsialisti teenusel? Mis on soolatüügas, konnasilm või koledad paksud küüned? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad vastuse Jalaravikabineti podcastist. Tere tulemast kuulama saadet Terved jalad, terve elu. Raseduse ajal muutub naise keha kiiresti. Lisandub keha kaal, kõigub hormonaalne tasakaal ja ka nahk ning liigesed võivad suurtele muutustele reageerida. Täna räägimegi saates sellest, kuidas rasedus naise jalgade tervist mõjutab. Räägime erinevatest jalgadega seotud muredest, mis võivad rasedusega kaasneda ning võtame fookusesse psoriaasi ja kannalõhed. 2 muret, mis võivad raseduse ajal süveneda või siis ka päris esimest korda välja lüüa. Mis täpselt toimub naha ja liigestega lapseootuse ajal? Millal pöörduda spetsialisti poole? Ja kuidas jalgade eest hoolitseda nii, et see oleks ohutu nii emale kui beebile? Stuudios on külas Jalaravikabineti looja, podoloog Monika Simm, kelle igapäevatöö on aidata inimestel jalgade tervist hoida ning meiega on liitunud ka ämmaemand Eliise Kõosaar, kes toob vestlusesse meditsiinilise vaate raseduse kulgemisest ja naise keha muutustest ning sellest, kuidas rasedus võib olla seotud jalgade heaoluga. Hea kuulaja, loodame, et see saade annab sulle nii teadmisi kui ka praktilisi nippe, et hoida oma jalad terved kogu raseduse aja vältel ja ka pärast seda. Monika, tere taas ja alustame sinuga päris algusest, et kui palju üldse pöördub Jalaravikabineti rasedaid või hiljuti sünnitanud naisi, et kas oled tähele pannud, et äkki see on suurenenud see hulk? No nende 8 aasta jooksul ma võiksin ütelda julgelt, et nädalas kord tuleb küll, kas siis juba väljaspoolt täitsa rasedana või siis ta tuleb täiesti raseduse algfaasis, aga tuleb hoopis teise probleemiga ja siis selgubki küsitluse käigus, et ta on rase ka. Ja siis see probleem võib olla rasedusega seotud? Ja tavapäraselt see tegelikult nii juhtubki, et miks nad tulevad, sest nad teavad, et neil on probleem, nad leiavad meid üles ja lõpuks jõuamegi nii kaugele, et tegelikult see probleem on tekkinud sellest, et ta on rase. No millised need muutused on, mida sa podoloogina kõige sagedamini just lapseootel naiste jalgade puhul näed? Kõigepealt nad pöörduvad kindlasti, mis on noortel naistel alati kohe esimene ehmatus, on see appi, mu küüned on teist värvi, et mis asi see on, kas see on seen, kas see on, mis asi see on, eks ju. Küünte muutused, naha muutused on järgmine, et mul narmendab, ma ei saa aru, mul sügeleb, mis siin juhtunud on. Ja siis on muidugi kannalõhed, et need tavapäraselt on ikkagi koos selle naha narmendamisega, et ta tulebki sellega, et mul on nahk narmendab, sügeleb või siis vahel ei sügele ja mul on imelik asi, miks mu kannad lõhki lähevad, et mul ei ole ju enne seda olnud. Eliise, kuidas sina ämmaemandana oled täheldanud, et millised jalgade tervisega või nahaga seotud muutused rasedaid nagu põhiliselt ees ootavad? No kõigepealt, kõige esimesed asjad, mis jalgadega tegelikult meieni sinna kabinetti jõuavad, on tegelikult tursed, mis on ju enam levinud raseduse ajal. Ja siis ka tegelikult ikkagi see raskustunne, väsimustunne jalgades, surin jalgades, lihastest, lihaskrambid, et need on ja veenilaiendid. On tegelikult need põhilised asjad, mida meie seal lahendame. No milliseid soovitusi te üldse annate, et kas te põhiliselt soovitate sellist, ma ei tea, elustiili korrigeerimist või mida te ütlete rasedatele? Kõigepealt me vaatame üle, et millest see üldse põhjustatud on. Siin olles täna ma tahaks öelda, et me peaksime kõik kohe Jalaravikabineti saatma, on ju Monika juurde, aga jah, vaatame hästi individuaalselt, et millest see võib tingitud olla, elustiilist, kõigest sellest ja siis läheneme juba spetsiifiliselt. No mõnikord on ju nii, et lähevadki raseduse ajal natuke nagu jalad paiste, et päris paljude oma tuttavate käest olen ma seda kuulnud, et see juhtub, et ei lähe enam kingad jalga, talvisel ajal ei lähe enam saapolukud kinni. Et Monika, ütled, kas siis peaks hakkama vaatama teistsuguste taldade või teistsuguste jalanõude suunas? Nagu Eliise ütleski, siis
meie poole tulevad nad kõigepealt oma küüne ja naha narmendusega, siis me näemegi seda sama, mida Eliise ütleb, et on veenilaiendid, psoriaasi kahtlus, tal on jalad turses paistes. Tegelikkuses mina soovitaksin hoopis alustada nii, kui on vähegi teadlik naisterahvas, kes otsustab, et okei, nüüd me hakkame peret looma, siis tegelikkuses peaks alustama nii, et käimagi korra meie juures lihtsalt kaardistamas. Me näeme ära, me saame tegelikult ennetuse eesmärgil juba analüüsida seda, kui palju ta võib kaalus juurde võtta. Seda on visuaalsete testide ka võimalik teha. Selleks, kui on juba nüüd rasedaks jäänud, siis sellest hetkest peaks tegelikult panema tallatoed alla, sest luustik vajub, kui raskust juurde tuleb kehale. Et siin ei ole ainult rasedates asi, et iga kehakaal, mis suureneb, see ju vajutab jalapõhja luud allapoole, eriti kui on lihased lõdvad. Nüüd, mis puutub nendesse tursetesse, on see, et tallatoed aitavad tegelikult jalal ka liikuda teistmoodi. Ta paneb, kui me vaatame tänava peale, millised kotasi meie noored kannavad, siis see tallatugi selle popi ja noortepärase jalatsi sees paneb ta jala ikkagi liikuma, mis ka jälle kehakaalu suurenedes võtab ära selle surve, aitab hoida seda jalga seal selle jalatsi sees liikuvana, mis jälle vähendab võimalust, et jalad lähevad tursesse. Sest muidugi turse tekib ka muudel põhjustel, soolaliigne söömine, kõiksugu nagu elustiil nagu vähene enne. Liikumine. Ja just, et vähene liikumine üleüldse, eks ju. Ja aga mis on muidugi ka hästi tähtis on see, et nende veenilaiendite ärahoidmiseks on ka vaja alustada jalaravikabinetist tõesti sellepärast, et meie näeme ära, kui suureks ta võib visuaalselt juurde võtta, kui suureks see inimene võib minna ja kui alustada sellest, et me paneme need tallatoetale saapa sisse ja juba seal on näha eeldusi, et siin võivad tekkida veenilaiendid, siis ka selle jaoks on vahendid, millega seda saab ära hoida. Ehk siis jalaravikabineti missioon on ikkagi aidata inimesel ennetada, sest probleeme lahendada on palju kulukam. No ma arvan, et eks ämmaemandad mõtlevad ka selle peale, et kuidas ennetada, et milliseid soovitusi te siis jagate naistele jalgade tervise osas? No nagu see liikumine siit läbi käis ja elustiili muutus, siis ütleme nii, et me oleme siin kõik kroonilised istujad, on ju, istuv töö, lähed koju, istud diivani taha, istud, siis esimesena tegelikult ikkagi see liikumine, vee joomine, olla lihtsalt füüsiliselt aktiivne, eriti veel, kui sa oledki rase ja sul see mass kogu aeg siin istudes surub veel rohkem kogu seda alakeha kinni. Ehk siis see on see soovitus, aga põhiline soovitus. Ja tegelikult ütleme ausalt, et me ka seal kabinetis rasedatega ju aeg on piiratud, me peame tegema ära oma need kindlad asjad, mis meil on ette nähtud ja mida rohkem ma Moonikat kuulan, seda rohkem on mul tunne, et meil peaks olema ka üks visiit, kus me saaks ta nii-öelda jalatervise konkreetselt üle vaadata ja sealt tuleks tegelikult ka ju muid asju. Et jaa, meil on arenguruumi, aga muidu jah, et elustiili muutused, söömine kindlasti, toitumine, mis me rasedatega teeme ennetavalt ju visiidil läbi. Moonika, kas tuleb päris tihti selliseid asju ka ette, et kui ütleme rasedusega lähebki jalg natukene suuremaks, et siis need jalanud, mis kogu aeg on sobinud, et need enam ei sobi ja kui neid järjekindlalt ikkagi jalga suruda, siis tulevad ju ka probleemid nagu paksendid ja hõõrumised ja muu selline? Jaa, ma räägiks teile oma isikliku loo, et mina olen siis 2 rasedust kandnud ja teine neist on olnud kaksikud. Kui ma esimese rasedusega praktiliselt mul ei paistnud väljagi, et ma rase olen, jalanumber oli endiselt 36, laps oli normaalkaalus 3,5 kilo, et liikusin, kõik oli väga hästi, turseid ma ei mäleta, siis teistega, kui 90ndate algusel veel ultrahelimasinaid ei olnud, ei teadnud keegi, et on kindlalt kaksikud, siis minu kehakaal oli 55, kui ma rasedaks jäin ja kui ma siis sünnitama läksin, olin ma 83. Ja 83 kilo ma arvan, et ma olin kuskil paar viimast kuud, sest esiteks oli see, et need
kaksikud sündisid märtsis, novembris mul enam jalanõu jalga ei läinud ja seal ei olnud küsimus enam selles, et ta on turses, vaid seal oli küsimus sellest, et ta oli nii palju madaldunud. Ta oli surve tagajärjel nii palju suuremaks läinud ja mu jalanumber 36 pealt läks 39 peale. Ehk siis, kuigi tänaseks on see jalanumber natuke tagasi tõmmanud, et on 38 king ikkagi täiesti normaalne, siis ma arvan, et seal peale sünnitus, taastumise aeg, kõik need tursed kehamuutused, mis kehal on, see tegelikult andis veel selle ühe numbri jagu jala või jalatsi suurust juurde. Aga kui sellel ajal oleks keegi mulle öelnud, et paneme sulle tallad alla, hoiame selle keharüht sirge, liigume nii palju kui vähegi võimalik. Minule tollel ajal räägiti alatest 7. rasedust kuust, et ära sa jumala eest liigu, sa kukud, suga juhtuvad asjad, eks ju, sa ole ainult pikali või seisa püsti, eks ju. Et nagu arusaam oli sellest asjas hoopis teistsugune, ma olin nagu inkubaator. Ma ei olnud naine, kes normaalselt lihtsalt annab ühiskonnale veel ühe elu, eks ju. Ja see liikumatus ja see kõik see keha muutus, mis juhtus, tegelikult oli mul tunne, et mu ribisid toksitakse kogu aeg, mu kolmnurk siin läks täiesti nii laiali, et ma tundsin, kuidas ta nagu paisub, et see keha muutus oli meeletu. Sääremarjad olid pidevalt pinges, nad olid valulikud, nagu oleks füüsilist jõutrenni teinud, eks ju. Et see on see, mida ma tahan anda ja miks ma sellest räägin, et teie ei pea seda enam tundma. Meil on tänapäeval palju abivahendeid, millega me saame nagu ennetada neid asju. Et on siis kaksikud või pluss veel suuname naisi kogu aeg liikuma, et õnneks on see ka läinud palju paremaks, et me ei karda enam liikumist, füüsiline aktiivsus raseduse ajal on igati okei. Ja, just, et tolle ajaga võrreldes siis 94 võin öelda siis sellel ajal ära liigu, kukud, libe on, istu, ole pikali, jumala eest ära liigu. Nii et Eliise, praegu vaadatakse asjale siis teise pilguga. Jumal tänatud, õnneks küll, jah. Ja. No mina tean ühte naist, kellel on natukene lampjalg alati olnud ja siis ta ütles, et rasedusajal talle tundus, et see lampjalg läks veel hullemaks, et ta päterdas nagu part ringi, et ilmselt siis ta oleks pidanud ka võtma need tallad endale sisse, et oleks natukene nagu saanud tuge oma kehale. Ja, absoluutselt, et see tallatugi on selline meil on ortopeedidel ju välja arendatud selline, mis toestab seda jalaluustikku. Ta ei tee sul uut sinna alla, aga ta ei lase sul käest ära seda minna, ta hoiab seda luustikku õigel kõrgusel. Nii kaua, kui tuleb raskust juurde, see on mööduv nähtus õnneks, ta hoiab need luustikud paigal, samas kui see luustik on õigel asendil, lihased ka tugevduvad, sest ta paneb ta liikuma. Ja tallaaluseid lihaseid ma väga palju ei tea, et oleks inimesi, kes teadlikult neid treeniks. Aga õige tallaga need treenivad ise, teie enda eest, et ei pea. Kas Eliise võib olla raseduse ajal ka nii, et näiteks immuunsüsteem on natukene õrnem ja siis kipuvad need seeninfektsioonid ka rasedatel tulema? Täpselt nii, kõik õige. Raseduse ajal on üldse keha väga vastuvõtlik ka bakteritele, ka seentele, sest et on ju kasvukeskkond beebile, siis selle kohta mul on ka tegelikult hästi hea näide just, et suvel siin olid mõned soojad ilmad, siis ka üks naine tuleb ja räägib, et tal ikkagi jalg kohutavalt sügeleb. Just see kannapiirkond, kõik nagu sügeleb. No meie ütleme, seal 30 pluss nädalatel peame esimesena ikkagi talla sügeluse puhul kahtlustama ka maksa näitajate seda nii-öelda halvenemist, ehk siis, et ei oleks hepatogestoosi tekkinud, aga tegin kõik analüüsid ära ja siis me ikkagi saime aru, et tegemist on seenega. Ja saime ilusti talle tavalise apteegi seeneravimi peale ja ta sai terveks. Aga põhimõtteliselt on see ikkagi teema, jah. Sest et rasedad võtavad vastu neid asju kergemini. Kui palju, Moonika, sinul seda ette on tulnud?
Kui rasedaid käib nädalas korra, siis ma ütleks, et üle ühe nädala. Et nahaseen, see on tegelikult selline, ütleme selline lugu, et siin peab olema koostöö hästi palju arstide ämmaemandatega ja mulle meeldivad ämmaemandad just sellepärast, et nad võtavad personaalselt seda inimest. Et kõiki neid taustaasju juurde, mitmes laps, kui palju keha on mõjutatav, eks ju. Et aga seeninfektsioon, ütleme, inimene võtab keskelt läbi seal ikkagi 10 kilo juurde, eks ju. Kui tal on juba see 5 kilo tulnud ja tal on ikkagi nahk selline kuivem ja vähe krobelisem ja ühel hetkel ta narmendab ja tal on sellised punased laigud seal peal ja siis ta räägib, et tal hakkavad liigesed valutama, eks ju, ja ta teab, et ta on rase ja ta räägib sellest. Ja nüüd ta saab soovituse liikuda. Ta läheb ilusti rasedate trenni näiteks. Aga kui ta ei tea, kuidas ta seal hoolitsema peab oma naha eest ja kui avatud on ta kõigele, siis sellega kaasnevad ka seened. Mina mäletan, et raseduse ajal nagu kipub see nahk nagu sügelema, et nahk on vist kuivem kui tavaliselt, aga ega see vist kannatervisele ka hea ei ole. Et Liisa, kui palju seda sügeluse muret sa kuuled? Just nimelt kuiva naha sügelust ikka peaaegu iga päev. Et naised ei tea seda, on ju, nagu tegelikult seda ka seene teemat, eks jalgadel, et nad ei teadvusta, nad ei peagi teadma kõike ja nad on täitsa üllatunud, et kui nüüd see teksapüksi hooaeg jälle kätte jõuab, et hakkavad sügelema need õmbluskohad, kõik, mis sõõrub kuhugi vastu, on ju, ja kõik arvavad, et kohe mingisugused allergiad on, aga tegelikult ja natuke hakkab jalasäärt tolmama. Ja täpselt läheb siuke valge nahakiht tekib sinna peale, on ju, et see kõik on imeline rasedus. Et see kõik on märk sellest, et su nahk on nagu kuivem kui peaks, eks ole, ja siis Moonika selle kuiva nahaga siis kipuvad ka lõhed kaasas käima. No see tuleb kohe siis selles mõttes, et kui meil tuleb inimene pealt näha, väliselt näha ei ole, et ta on rase veel, eks ju, ta ise juba teab, et ta on rase, aga siis ütleb, et mul on mingi meeletu lõhe siia tulnud, ma ei saa aru, miks, millest te räägite ja siis, kui hakkad vaatama natuke uurid, küsid tausta, siis tulebki välja, et rase, nahk muutus, keegi teda ei õpetanud, et nüüd tuleks kreemi kasutama hakata, nüüd tuleks võib-olla unustada ära mingisugused keemilised sellised odavad pesukeelid, millega iga päev nühitakse, eks ju, et pesta ei tohiks ka kindlasti kuiva nahaga ennast üleni keemiliste vahenditega iga päev. Et täiesti piisab, kui lased sooja veega ennast üle, ei pea pesema pesuvahendiga. Bakterid ei taastu ju muidu. Ja samamoodi kannalõhed ja siis ta sünnitab ära, läheb 3-4 kuud mööda, ta tuleb uuesti hooldusesse ja ütleb, mul ei ole need enam. Nii et natuke reageerib see organism teistpidi ka, et kui see probleem, see kuiv nahk ära kaob, et siis need lõhed nagu hakkavad paranema ise. See võib esiteks punkt 1, kehakaal läks väiksemaks. Ja nüüd oleneb kõik sellest personaalsest naise organismist ja kehast, kui kiiresti ta selle kaalu ära annab. Eks ju. Loomulikult kaovad ära. Ja hormonaalsest tasakaalust pärast sünnitust kõik hakkab normaliseeruma, just. Ja, absoluutselt ja sellega jälle naha muutuseid ei ole. Kuidas neid kannalõhesid üldse ravida saab? Sõltub sellest, milline see kannalõhe on. Ütleme, kui me räägime kuivanaha ja rasedusaegsest kannalõhest, mis on valulik, ebamugav, selline mitte esteetiline, siis seal piisab täiesti ainult mõned korrad jalgade hooldust, kodus tuleb kasutada teatud sisuga tooteid, mina soovitan isiklikult allatoiini, ureaga saab kiiremini, hobukastani ekstrakt näiteks täiesti super hästi liimib kõiksugused nahalõhed kinni, et need on sellised vahendid, millega saab kiiresti ja millega saab nagu hoida neid asju praegu nüüd ja kohe. Ureja teeb ülikiiresti, aga urejaga peab ettevaatlik olema. Meil oli Rakveres alles selline situatsioon, et inimene tuli, tal oli
25% urejat sisaldav kreem kaasas, ta oli esimest korda meil, et minul on oma kreem, mina pean seda kasutama ja ka rase. Aga kui on üle 10%, siis see ureja võib tekitada vastupidise reaktsiooni. Et ei tohi, kui arst ei ole ekstra välja kirjutanud mingisugusel haiguse tagajärjel vajadusest, siis nii palju urejat ei tohi olla. Et maks 10%. Kannalõhedele näiteks. Kas sa oled, Eliise, näinud enda praktikas seda ka, et need kannalõhed on rasedal juba põletikuliseks muutunud, et võib-olla ta ei olegi, kas nad üldse räägivad sulle sellest või sa saad juhuslikult teada niisugusest asjast? Tegelikult ütleme nii, et vastus kõigepealt su küsimusele, et ei ole näinud, õnneks või kahjuks. Ütleme nii, et jalgasid me eraldi ju läbi ei vaata. Need juhtuvad juhuslikult kui nad räägivad naised mulle, et see on mu mure, et iseenesest jah, väga palju nendega niisama kokku ei puutu, kui nad just tõesti ei kaeba. Monika, kas sinuni on jõudnud see, et jõuab see põletik ka sinna kannalõhesse või jõuavad? Ikka. Näiteks nüüd mul oli soomekeelne nivel psoriaasi, siis liigese psoriaas on ta eesti keeles, et tuleb naine, mul jalad valutavad, ka kuskil seal 6. kuud rase, no natuke turses, küsitluse tagajärjel ja olen saanud diagnoosi, et mul on juba enne rasedust, eks ju ilusti, liigeste psoriaas, vaatame küüned üle, koledad, siis vaatame nahka, oi jessus, siin on praegu pime aeg, päikesevalgust ei ole, välja kirjutatud kreemi ei aita, eks ju. Kannalõhed, sees täiesti põletikulised. Muidugi tal on valus kõndida. Kehakaal surub ju veel rohkem seda lõhenema, eks ju. Mitte midagi ei ole leitud abiks, aga see on selles, et meil on teadmatus, et mitte ükski spetsialist, arst õpib oma eriala, kingsepp õpib oma eriala, mina õpin oma eriala, ämmaemand on teisel erialal, et see ongi see koostöö, et me peame neid asju koos tegema ja see lõhkine kannalõhe, mida just, et ämmaemand ei tea, ta ei võta, ega arst ka ei võta tänapäeval enam niimoodi riidest lahti patsienti, nagu meid vanasti kästi võtta, eks ju. Et kaaluda, mõõta ja kõik üle vaadata, eks ju, et see ei ole nagu nende spetsialistide süü selles mõttes, sest meie ei suuda harida oma noori, õpetada, ennetama neid ja see lõhkine kannalõhe võib tuua veel suuremaid probleeme ja seda mitte nüüd, kui rase on, vaid siis, kui rasedus läbi saab ja kui hakkab taastumine. Mis siis tuleb? No sealt võib tulla igasuguseid haiguseid tegelikult, sest bakteripõletik, bakteriaalne infektsioon on näiteks roos. Liigub edasi sinna sääre peale ja nii ta läheb. Just. Kanal on lahti tehtud, jah. Absoluutselt ja see on kõige lihtsam viis saada sellist hirmsat valu ja haigust ja see ei tule sul siis, kui sa rase oled, see tuleb sul üllatama siis, kui on kõik möödas ja sa oled juba arvanud, et sa oled terve. No milliseid liigese psoriaasi tunnuseid üldse peaks nagu tähele panema? No liigesed esiteks kanna juures hüppeliiges, eks ju, ja ma eeldan, et me teame, mis on Achilleus kõõlus, see kõige suurem, ja kui me nüüd võtame selle suure varba ja siit alt, kui varbat konksu tõmmata, siis üks liiges tõmbab selle konksu, ja ligiment liiges, ja ta on seotud siia kanna Achilleusega, nad saavad siin kokku kanna juures, eks ju. Ja kui nüüd need kohad on valulikud, nad valutavad hommikul, jäik, ta ei saa nagu astuda õigesti, ta jalg ei paindu ja tal on ebamugav kogu aeg. Tal on järjepidev selline tuim, nõme, kiusa ja valu, eks ju. Siis võib kahtlustada, et on
ikkagi liigese psoriaas. Ja päeva jooksul läheb kergemaks siis, kui ta liigutab ennast jah, just sinna ma tahtsin ka veel jõuda, et mõttelõng vahepeal katkeb, et mida rohkem ta hakkabki ennast liigutama, eks ju, siis õhtuks on jälle kõik hästi. Aga naine mõtleb, et see on normaalne, et ma ei pea arsti juurde minema. Oled sa kokku puutunud selliste rasedatega, kellel see probleem on? Ja kuna ma teen ka iganädalaselt rasedate joogat, siis seal käib see liikumise teema hästi läbi ja seal on olnud paar naist küll, kes sama asja täpselt räägivad, et läheb juba, kuna nad käivad öösel ju tihedalt ka vetsus, on ju, et siis öösel ei saagi seda jalga nagu väga alla, sest jalg on valus ja see just see talla liikumine on nagu valulik, et on üksikuid tegelikult, aga on. Ja siis tavaliselt oleme me suunanud ikkagi pigem alguses perearsti juurde, aga nüüd me oleme kindlalt targemad. No perearsti juurde kindlasti tasub neid suunata, aga siin ongi see küsimus, et mida perearst teha saab. Perearst teeb vereproovid, eks? Ja seda meie teha ei saa. Aga mida meie saame teha, on see, et me saame aidata tal sellest valust lahti saada. Perearst nüüd ravib seda konkreetset diagnoosi, aga meie saame aidata tal ilma selle valuta püsti püsida, võib-olla mõni hea harjutus, mis talle nagu sobib, võib-olla mingisugune abivahend lisaks. Koostöö kõigi vahel. Koostöö peab olema, et erinevate spetsialistide vahel peab olema koostöö. 100% nõus. Ja samamoodi perearstid saadavad ka ringkäigus meie juurde, ämmaemandate juurde tagasi, et küsida nõu, kas mingit ravimit võib see rase siis kasutada raseduse ajal. Õnneks meil on tänapäeval väga head andmebaasid, kus me lihtsalt kirjutame selle sisse ja vaatame, kas rasedatele on lubatud. Aga just see koostöö kõikide vahel, et me oleks teadlikud, meie kui spetsialistid, et meil on olemas selline koht nagu jalaravikabinet ja meil on olemas perearstid ja me kõik saame suhelda oma vahel ja aidata. Nii et selles mõttes on siis vaja ka suhelda, et mil moel siis oma tervist parandada elustiili muutusega, mil moel seda tohib teha ravimitega raseduse ajal ja mil moel siis näiteks mingi harjutuste või füsioteraapia asjadega või mõnikord piisab lihtsalt ka taldadest, eks ole? Just. Kui palju üldse naised teavad sellest raseduse ajal oma jalgade tervise eest hoolitsemisest, et mis sa arvad, Eliise? Mina arvan, et vähe. Väga paljud teavad kindlasti veenilaiendite sümptomit, sest et see paistab välja. Aga tegelikult ikkagi vähe. Kõik see, nagu ma ennem ütlesin, ka jalgade kuivus tuleb neil ootamatult enamasti. See, et kogu see raskus surub selle jalalaba laiemaks, suuremaks, nagu Moonika rääkis ka, kõik see tuleb üllatusena, et väga vähe keskendutakse sellele muule keha osale, mis ka tegelikult hästi palju saab kannatada või mitte kannatada, aga just koormatud. Kas, millised oleks teie sellised kõige olulisemad soovitused lapseootel naisele, et kuidas ta saaks üldse ennetada neid oma jalaprobleeme? Nagu ma enne ütlesin ja kordan järjekordselt, et meie keha on imeline masin, see remondib ennast ise, aga kui te alustate peresoetamist või te olete kogemata, siis tulge jalgade tervise kaardistamisel. Me saame näha teie personaalsed vajadused, ärge oodake, kuni katki on midagi, kuni muudab midagi, sest et ega meie jalgade tervise kaardistamisel me räägime ka sellest, et ma soovitan sul tallatoed panna, ma soovitan sul seda sukapüksi kandma hakata, ja kui meie räägime ja siis veel ämmaemand kordab seda sama asja, siis lõpuks me saame aidata sellel inimesel ikkagi koos mitte tagajärgi ravida, vaid ennetada. Meil on uus noor põlvkond tulemas, nad on tervemad ja tugevamad, äkki sünnib Eestisse rohkem lapsi. No vaata, kuhu me jõudsime jalatervise teema juurest. Iibe tõstmiseni. Aga miks mitte, kui meil on probleem, lapsi ei ole ja kui meil naised on haigete jalgadega, mul isa ütles kunagi niimoodi, et naine peab terve olema. Terve pere on siis terve. Kui naine on pahas tujus ja on haige, siis on terve pere haige.
ahah, muidugi, sest kui naisel jalad valutavad, siis neid uusi lapsi ei tule ka kuskilt, sellepärast et naine tegeleb oma valuga, mitte oma näiteks abikaasaga. Absoluutselt. Ja ma tahtsin siia Monika lisada ka, et just, et väga õige on see, et kui teie räägite, meie räägime, siis lõpuks see info jõuab ka nii-öelda sellele naisele kohale, kliendile kohale, kes iganes siis seda infot vajab. Et kordamine on tarkuse ema, nagu kunagi õpetati, on ju. Et see on väga oluline. Mina võin üksinda rääkida seda, et mine käi, kaardista oma jalgade tervise ära, sul on kaalutõus on väga suur, mis siis, et kõik muu on nagu okei, on ju. Et väliselt praegu tundub, et kõik on korras. Ja siis võib-olla kuskilt tuleb see info talle veel, ta kuulab seda podcasti, lahe, siis ta võib-olla lähebki, teeb seda. Et see on hästi oluline. Ja sellest üksi ei piisa, laps tuleb ära sünnitada ja jälle naised, mõelge teie enda tervisele, peale seda tuleb ka käia jalgade tervist kontrollimas, peale seda ei ole see beebi number 1, vaid ema on number 1. Kui ema on terve, siis on beebi ka terve. Ja siis tal on jaksu loomulikult hoolitseda ka kõikide teiste eest, kui enda eest on hoolt kantud. Absoluutselt. Suur tänu teile mõlemale. Meil oli stuudios Jalaravikabineti looja podoloog Monika Simm, kelle igapäevatöö on siis aidata inimestel oma jalgade tervist hoida, ja ämmaemand Eliise Kõosaar, kes siis toob vestlusesse meditsiinilise vaate raseduse kulgemisest. Ja hea kuulaja, kui sa oled lapseootel või kui sa arvad, et sa peagi jääd lapseootele, siis tasub need tänase saate teemad kõik kõrva taha panna ja oma jalgade eest ja muidugi ka üldise tervise eest hoolt kanda. Aitäh ja kohtume peagi taas. Jalaravikabineti podcast.